vältel tegelen või millele otsin vastuseid, on see, et väga põgusalt peatuda sellel, mis asjad on kriitilised või sotsioloogilised loomauuringud. Teiseks otsin vastust küsimusele, et milliseid sotsiaalseid mehhanisme karusnahatööstus ühiskonnas jätkamiseks kasutab. Ja kolmandaks on väga oluline küsimus, et kuidas need teadmised aitavad meil loomi aidata. See ettekanne põhineb, nagu Matis mainis, sel kevadel Tallinna Ülikoolis kaitstud sotsioloogia bakalaureuse tööl. Ma viisin selle töö jaoks läbi kvalitatiivsed süvaintervjuud karusnahatööstuse esindajatega, kelle hulka kuuluvad siis karusnahafarmerid, karusnahaäride omanikud ja töötajad ning karusnahaköösnerid. Ja ma sain selle lõputöö eest indeks A. Aga et tänane ettekanne on selline pinnavirvendus sellest, sest aeg on väga piiratud, ma pooli teemasid ei jõua üldse käsitleda või käsitlen väga pinnapealselt. Kuna ma viisin läbi intervjuud tööstuse esindajatega, siis need intervjuu tsitaadid on siin küll esindatud, aga neid on väga-väga vähe arvestades, kui rikas tegelikult see materjal oli. Aga minnes siis edasi esimese teema juurde, milleks siis ongi kriitilised loomauuringud ja sotsioloogilised loomauuringud. See on nagu sisuliselt üks ja sama, sõltub, mis kontekstis täpselt kasutatakse. Miskipärast viimasel ajal ma olen ise hakanud kasutama väljendit sotsioloogilised loomauuringud. Aga igatahes mõlema puhul on tegu akadeemiliste uurimisperspektiividega, mille lähtepunktiks on see, et inimeste ja loomade vahelised suhted on tänapäeval väga sügavas kriisis ja see kriis omab väga negatiivseid mõjusid kogu planeedile. Et see on küllaltki, nagu te juba sellest lausest aru saate, see on küllaltki poliitiline uurimisperspektiiv ja selle otsene agenda või eesmärk on olukorda muuta. Ehk siis tegu on küll teadusliku akadeemilise uurimisperspektiiviga, aga juba eos on sellesse sisse kirjutatud soov ühiskonda parandada, loomade olukorda parandada. Ja teine definitsioon veel on see, et sotsioloogilised loomauuringud tegelevad siis nende kokkupuutepunktide uurimisega, kus loomade elud ristuvad inimeste eludega. Et see võib tähendada siis mis tahes loomatööstust, see võib tähendada mis tahes valdkonda, kus tänapäeva ühiskonnast kasutatakse loomi. Aga lisaks võib see ka tähendada inimeste ja lemmikloomade vaheliste suhete uurimist, see võib tähendada loomade kujutamise uurimist kunstis või kirjanduses. Et ühesõnaga uurimisteemasid on palju, aga üheks võib-olla nagu kandvaks teesiks on ka see, et pidevalt seatakse kahtluse ja küsimuse alla seda, et kas see viis, kuidas tänapäeval loomi näiteks suurtööstustes koheldakse, kas see ikka on õigustatud, kas see ikka on okei. Pidevalt nagu uuritakse seda, et kuidas on näiteks välja kujunenud sellised võimusuhted inimeste ja loomade vahel ja miks me tänapäeval üldse räägime olukorrast, kus ütleme nagu 10 korda rohkem põllumajandusloomi elab meie planeedil. Nad elavad tingimustes, mida enamik inimesi ei sooviks ka oma kõige vihatumale vaenlasele. Et ühesõnaga need on need küsimused, mida sotsioloogilised loomauuringud püstitavad. Okay, aga miks on oluline üldse neid küsimusi küsida? Et võib-olla nagu mu enda lugu on siin nagu sellega seotud, et miks ma küsin neid küsimusi. Et ma olen 10 aastat, umbes 10 aastat tegelenud loomaõigusaktivismiga ja selle eesmärgiks on ju ühiskonnas väga suuri muutusi esile kutsuda. See seab kahtluse alla ühiskonnas väga etableerunud sotsiaalsed normid, mingid protsessid, mis on nagu laste üleskasvatamisest kuni vanaduseni peale elu olemuslikud osad. Need on mingid asjad, mida me tarbime, mingid traditsioonid, mida me harrastame, et nagu loomade integreeritus tänapäeva ühiskonda on väga suur. Aga ühesõnaga, et siis ja tulevad nüüd loomaõigusaktivistid ja hakkavad seda kõike kahtluse alla seadma. Ja et mingil hetkel ma hakkasin endal küsima ka seda, et kas ma ikkagi saan ise lõpuni aru nendest sotsiaalsetest mehhanismidest, mida ma nii väga muuta tahaksin. Et kas ikkagi on piisav see, et mul on nagu mingi moraalne kompass, mille järgi ma saan aru, et väärkohtlemine ei ole okei,
mingi ratsionaalne argument, miks veganlus tänapäeva maailmas on väga õige lahendus, aga just see sotsiaalne pool, et kas ma ikkagi saan sellest aru. Ja selles mõttes, et tundub ikkagi loogiline, et kui sa tahad midagi muuta, siis sa mõistad seda süvitsi, mida sa muuta tahad. Sa tahad ühiskonnas muuta seda, kuidas loomi koheldakse, kuidas nendesse suhtutakse, aga kas sa saad lõpuni aru sellest sotsiaalsest normist, mis seda mõjutab. Ja sealt edasi tulebki just see, et miks on oluline neid küsimusi küsida. Kui meid huvitab loomakaitse, kui meid huvitab loomade õigused, aga me ei saa lõpuni aru nendest sotsiaalsetest normidest, mis mõjutavad loomade olukorda tänapäevases ühiskonnas, siis meil on palju raskem tegeleda probleemi juurega. Kui me tahame võimalikult efektiivselt adresseerida neid küsimusi või jõuda võimalikult lühikese ajaga võimalikult suure muutuseni, siis me peame adresseerima probleemi juurt, mitte lihtsalt seda, mis tundub, et on õige või mis meie moraalse kompassi järgi tundub see asi, mida võiks adresseerida. Ja sellepärast ongi oluline neid samu küsimusi küsida, millega sotsioloogilised loomauuringud tegelevad, et me teaks, mis on asja tuum, miks meie ühiskond kohtleb loomi nii, nagu ta seda praegu teeb. Mõne sõnaga Eesti karusnahatööstusest, et selle toodang on umbes 200 000 loomanahka aastas, ehk siis see on küllaltki väike tööstus, aga seal on väga tugevad sidemed Soome karusnahatööstusega, mis on väga suur. Novembris 2014 esitati Riigikogule kodanike algatus 10 000 allkirjaga, mille ettepanekuks oli karusloomafarmid Eestis keelustada. Nüüd 2 aastat hiljem hakkab see konkreetne kodanike algatus vaikselt lõpule jõudma ja tundub, et hetkel veel karusloomafarme ei keelustata, aga arvestades, et enamikes riikides Euroopas need debatid käivad, riigid juba keelustavad või arutavad seda, siis ma ise julgeks öelda, et see on aja küsimus, aga mitu aastat see võtab, see sõltub täpselt samamoodi väga paljudest erinevatest ühiskondlikest protsessidest. Aga see konkreetne uurimus, millel see ettekanne põhineb, selle eesmärgiks on samamoodi panustada karusloomafarmide keelustamise debatti sotsioloogiliste loomauuringute perspektiivist. Nii, teoreetiline raamistik on osa, millel ma kahjuks väga pikalt ettekande jooksul ei jõua põhineda. Siin on hulk teoreetilisi kontseptsioone, mida ma uurimuse jaoks kasutasin ja hulk autoreid, kes on nende kohta kirjutanud. Kui kellelegi pakub huvi, tulge hiljem ja me võime sellest rääkida. Lihtsalt kahjuks praegu ajapuudusel kogu see huvitav teoreetiline osa jääb natuke kõrvale ja ma räägiksin pigem mõningatest uurimistulemustest. Esimese asjana, kui ma neid intervjuusid hakkasin läbi viima, siis mind huvitas see, et kuidas karusnahatööstuse esindajad enda jaoks mõtestavad, kes või mis on loom, mida see tähendab nende jaoks, et kuidas nagu läbi nende pilgu toimub loomade sotsiaalne konstrueerimine. Täpselt samamoodi mõtestavad ka loomaõiguslased looma teatud viisil, eks ju, aga mind huvitas just praegu, kuidas karusnahatööstuse esindajad, kelle ütleme nagu igapäevane leib sõltub loomadest, et kuidas nagu nende jaoks, mida see tähendab. Ja väga huvitav on see, et see sotsiaalne konstruktsioon nendest rebastest ja naaritsatest, keda siis Eestis konkreetselt 200 000 igal aastal peetakse, et tegu ei ole nagu metsloomadega, vaid uus mõiste, mida konstrueeritakse, on puuriloom või aretatud loom siis. See puuriloom, nagu te kõik aru saate, nagu sellist asja nagu vabas looduses ei eksisteeri, sellist asja nagu puuriloom ei ole olemas, aga see mõiste puuriloom saab tekkida ainult siis, kui inimese puudutus on mängus, sest ükski loom ei ole nagu bioloogiliselt või zooloogilise taustaga puuriloom. Selle puurilooma konstruktsiooni väga oluliseks asjaks ongi see, et see on konkreetselt nagu vastand metsloomale. Ja sellele puuriloomale, kui me räägime rebastest ja naaritsatest, et need on sisuliselt see on uus liik, uus rebane, uus naarits, kellele siis luuakse ka uued bioloogilised vajadused. Et kui metslooma puhul me saame juba mõistest aru, et okei, nagu mets, mingisugune suur maa-ala, võimalus liigiomaselt võimalikult palju liikuda ja muid liigiomaseid tegevusi sooritada, siis puurilooma puhul näiteks võimalus vabalt liikuda ei ole enam osa nende bioloogilisest vajadusest.
ja osa sellest konstruktsioonist on ka see, et farmerid ise siiralt sisestavad nagu ka seda, et elu karusloomafarmis on neile loomadele isegi parem kui vabas looduses, sellepärast et kõik ohud on elimineeritud. Et vabas looduses olelusvõitluse käigus keegi teine võib su näiteks ära süüa, et see oli karusloomafarmerite mure metsloomade pihta. Aga see huvitaval kombel elimineerib ära selle, et tegelikult karusloomafarmis tõenäosus on 100%, et sind ära süüakse, sest see ongi see eesmärk, miks need loomad seal on. Ja nagu nendest kategooriatest rääkimine on hästi oluline, kui me üritame aru saada tänapäeva ühiskonna suhtumist loomadesse üleüldse. Et nagu ma mainisin, et on metsloom, siis on puuriloom, siis me võime rääkida aretatud loomast. Et need kategooriad, näiteks ka laboriloom, lemmikloom, põllumajandusloom, need kategooriad mõjutavad lisaks sellele, kuidas me neid loomi näeme, et kui me kuuleme, nüüd teile näidatakse põllumajandusloomi, siis meil tekib mõistuses mingi eeldus selle pihta. Nüüd teile näidatakse lemmikloomi, siis me eeldame mingit teatud asja. Aga lisaks sellele, et see kategooria mõjutab, kuidas me neid loomi näeme, mõjutab see ka seda, kuidas neid ühiskonnas koheldakse ja mis on nende konkreetsete loomade suhtes lubatud. Ja see on väga oluline minu arvates. Ameerika loomatuurija James Serpell on välja toonud sellise kontseptsiooni nagu hea karjus. Kui te mäletate, siis karusloomafarmerid siiralt usuvad sellesse, et karusloomafarmi elu on sellele loomale palju parem kui metsaelu. Et siis see hea karjus ongi üks enese säilitamise mehhanism loomatööstuste esindajatele, mis paneb neid uskuma, et nad tegelevad õige asjaga, sellele ei ole alternatiivi. Metsas ongi elu nii palju parem, seega karusloomafarm on parim valik sellele loomale. Et see good shepherd või hea karjus on mõiste selle jaoks. Siin on üks tsitaat karusloomakasvatajalt, ma loen selle ette, ma ei tea, kas seda on näha. Küsimus käis elutingimuste kohta ja siis ta vastab. Inimesed projitseerivad oma mõtted ja tunded loomadele. Me ei tea ju tegelikult, mida nad mõtlevad või tunnevad. Võib-olla vanemana ongi okei, kui ta sahtlis elaks. Aga miinimumstandard on see, et inimene ise tunneks ka ennast seal karusloomafarmis nagu hästi ja tal oleks interaktsioon, tekiks loomaga. Ma arvan, et see on see mõõde. Ja see on hästi huvitav selles mõttes ka, et kui te märkate, et siin läheb nagu fookus mitte sellele, et loomal oleks hea farmis, vaid miinimumstandard on ikkagi see, et inimesel tekiks interaktsioon, et inimesel oleks seal hea. Üks hästi oluline kontseptsioon, mis enamike loomatööstuste puhul on väga teemas, on looma elutsükli konstrueerimine. See tähendab seda, et iga loomatööstus defineerib vastavalt oma vajadustele selle, kui kaua loomad selles tööstuses elada saavad. Karusloomafarmis on see näiteks 6 kuud, et kutsikad sünnivad kevadel ja sügisel nad nülitakse. Et see on nagu see optimaalne aeg, mille pihta on väga palju geenitehnoloogiat kasutatud selleks, et võimalikult ruttu saaks looma sellesse kaalu, nahka või mis tahes asja, mida parasjagu see tööstus kasutab selle jaoks, et majanduslikku kasumit teenida. Aga et mida see nagu reaalsuses tähendab, see ongi see, et siin tulevad need võimumängud kenasti esile, et inimene otsustab, kui kaua üks loom elada saab, et mis on selle liigi nagu see lifespan. Ja siin on üks karusloomakasvataja tsitaat ka selle kohta, et see küsimus käis niimoodi, et ta oli just öelnud, et talle väga meeldivad need loomad, kes karusloomafarmis on, nad on toredad, seal nendega on mõnus interaktsioon. Ja siis ma küsisin, et kas ei tekita ebamugavust, et need loomad on nagu toredad, aga et siis sa tead, miks nad on seal ja et lõpuks nad tapetakse ära. Ja siis ta vastas niimoodi, et minul ei tekita ebamugavust, see ongi see elutsükkel. Inimestel on 60 aastat, mardikal on mõned nädalad, elutsüklid on erinevad ja paraku on läinud, et osad loomad, kes on farmis, nende elutsükkel on lühem. Nii lihtsalt on. Et see on väga huvitav täpselt samamoodi, et see, et inimesel ei ole võimalik defineerida, kui palju nagu rebasel vabas looduses, et mis tema eluiga on, eks ei ole siis, kui jahimehed sekkuvad sellesse enne loomulikku surma. Aga
aga täpselt samamoodi nendes loomatööstustes, mis on inimtekkelised, defineeritakse ära see looma elutsükkel. See on väga huvitav, et kuidagi puhul on see nagu olemuslikult ja loomulikult 60 aastat, mardikal mõned nädalad, aga farmiloomadel on lühem. Aga et miks see nii on, sellele hetkel siin vastust ei anta. Üks teema, mis veel tundus huvitav, on looma eksisteerimise eesmärk, sest hästi palju räägitakse sellest, et loomad ongi selle jaoks, et inimene neid kasutada saaks. Ja siin intervjuu tsitaatine karusnahaäri omanikuga, kelle käest ma küsisin, et öeldakse, et see on ebavajalik kannatus, kui loom sünnib puuri, ta tapetakse ja temast saab padjakate. Kuidas see ütlus tundub? Ja ta vastas. Aga ta on sellega oma tegevuse tulemusena andnud tööd ja leiba farmerile näiteks, pikale toiduahelale, inimestele näiteks. Ta pole elanud asjatult. Lõpuks pakub see rahuldust padja omanikule, tal on mingi lahe padjakate näiteks. Looma elu on läinud nagu asja ette. Kui vaatame asja looma positsioonilt, siis mis vahet on, mille pärast teda peetakse? See on hästi huvitav selles mõttes, et kui väga tihti on karusnahatööstuse jätkumise pihta argument see, et karusnahkade kandmine on tänapäeval sooja saamiseks täiesti vaieldamatu ja meil on seda väga vaja ja alternatiive ei ole, siis tegelikult siit selgub, et ka näiteks padjakate on okei põhjendus, miks loomi kasvatada tööstustingimustes. Et siin nagu ei ole mingeid tabusid, et okei, aga ärme padjakatte ei tee. Nii, kasside ja koerte kasutamine karusnahana, et uurimuses ma peatusin sellel ka nõksa pikemalt, sest sellega päris mitmed tabud said murtud, mis mulle tundusid, et ühiskonnas päris kõvasti küll valitsevad. Nii, üks intervjuu tsitaat karusnahaäri omanikuga, kes ütleb, sinna piirini võib loomakaitse olla, mis ei takista vaba ettevõtlust. Farmer peab saama pidada lehma, siga, lammast, kui ta tahab. Ja ma küsin talt, aga kassi? Ja ta vastab, et no kass on lemmikloom. Kui ühiskond arvab, et kassi pidamine farmis on okei, siis miks mitte? Ma ei saa aru, miks loomakaitsed kisavad nende Hiina koeraliha festivalide vastu. Kui seal maal on kombeks süüa koeraliha, siis milles probleem on? Meie maal ei ole see kombeks, aga seal on. Et see on hästi huvitav ka, et kuidas nagu majanduslik diskursus tuleb sisse, et teadagi vaba ettevõtlus on püha meie ühiskonnas, kui sa seod oma tööstusaru vaba ettevõtlusega, siis sul on nagu juba done deal, et kõva argument, eks ju. Ja huvitav on ka see, et kui ühiskond arvab, et kassi pidamine farmis on okei, et tänapäeval me ikkagi räägime sellest, et looma pidamine põllumajandusloomade kontekstis tähendab ilmselgelt nende tapmist lõpp-produkti saamiseks. Et see, millele siin tegelikult nagu nõusolek antakse, on jah natuke suurem, kui võib-olla esialgu tundub. Nii, ja veel üks tsitaat, et kas ma pean keelduma tööst, et see on nüüd kassinahk? Ma arvan, et ei keelduks, me teeksime selle mütsi ära küll. Ta ei ole ju ohustatud liik, see kass, kõik kohad on kasse täis. Ma arvan, et kültima küll ei hakka sellepärast, et nahka saada, see ei tasu ära vaeva mõttes. Siis võib teha küll, kui tuleb oma kassinahaga. Kassinahast tehti kraesid. Et seda on nagu mõtestatud niimoodi ka, et kassidel ja koertel ei ole tänapäeva lääne ühiskondades, eriti Ameerikas enam nagu tavapärast loomapositsiooni, nad on pigem nagu pereliikme staatuses. Ja kui keegi räägib näiteks kasside ja koerte söömisest või nende karusnaha kandmisest, siis me nagu sisuliselt selle võib võrdsustada kannibalismiga, sest et meie jaoks need on nagu pereliikmed ja kui sa sööd oma pereliikmeid, siis see on kannibalism. Aga karusnahatööstuse esindajate pihta, ma isegi saanud kõiki tsitaate siia panna, mis rääkisid sellest, et tegelikult kasside ja koerte karusnaha kasutamine oleks okei. Et neid oli veel, aga aja kokkuhoiuks, jah. Ja see on väga huvitav selles mõttes ka, et kui ma enne rääkisin loomade erinevatest kategooriatest, siis see natuke on nagu testküsimus selles mõttes, et kui sa räägid rebasest või naaritsast karuslooma farmis, siis on uus mõiste puuriloom. Sa räägid põllumajandusloomadest, ja põllumajandusloomadele kehtivad teatud normid, neid võib tappa, neid võib väikses puuris pidada, neid võib sundviljastada ja nii edasi, nende valuläbiga ei pea arvestama ja see on seaduslik. Need on seaduslikult sisuliselt okei piinata. Kui sa räägid aga kassidest või koertest, siis nende kaitsmine on ühiskonnas nagu auasi, et oma pereliige, sa hoolid tast, sa seisad tema heaolu eest.
siin aga hakkab nagu see hägustuma, et tegelikult kass ja koer võib ka olla see põllumajandusloom, kui ühiskond peab seda okeiks ja neid on ju palju ja ta ei ole elustatud liik ja vaikselt nagu õõnestatakse kasside ja koerte puutumatust ühiskonnas. Üks väga huvitav teema oli veel lõhe loomatööstuste erinevate osade vahel. Et kui ma hakkasin seda uurimust alles tegema ja ma valisin intervjueeritavaid, siis ma otsustasin just karusnahatööstuse esindajate kasuks, sest ma eeldasin vaikimisi, et nemad on inimesed, kellega ma saan rääkida karusloomakasvatuse argipraktikatest. Et nad teavad sundviljastamise kohta, et nad teavad infantitsiidi kohta, et nad teavad nende rebaste kohta, kellele aretatakse selga mitmekordne karusnahk, mis vajub nende silmadele ja põhjustab haigusi ja nii edasi. Et ma saan nagu, et me saame rääkida sellest intervjuude käigus. Selgus, et ei ole nii, et karusloomafarmerid muidugi teavad neid asju, aga teised tööstuse esindajad ei olnud kursis. Mis siis tähendab seda, et näiteks karusnahaköösnerid ja karusnahaäride esindajad käivad küll karusloomafarmides karusnahkade järel, aga nad väga teadlikult väldivad puuriridade vahele minekut. Väga teadlikult, nad ei taha sinna minna. Ja seda võib mõtestada ka läbi nagu ignorantsuse diskursuse, mis on enesesäilitamismehhanism, mis tähendab, et ta on seal farmis, ja ta otsustab, et ei, ma ei lähe sealt edasi, sest et juba ette on, ma ei taha näha seda metslooma puuris. Selleks, et ennast säilitada, et ma saaks oma tööd edasi teha rahuliku südamega, ma valin pigem ignorantsuse. Ja see tähendabki, et otsustatakse mitte kursis olla, mis toimub nende vastutusvallast väljas, kuidas loomad elavad, kuidas tapetakse ja keskenduda ainult oma tööülesannetele. Ja see on väga oluline osa kõikidest loomatööstustest. Näiteks loomkatsete labori pihta, mida on nagu, kui on uuringuid tehtud sealsete töötajate osas, on nagu väga selge jaotus, et need inimesed, kes loomkatselaboris loomade eest hoolitsevad, need talitajad, kuigi laboris vist, ühesõnaga need töötajad, kes hoolitsevad, tihtipeale ei ole samad, kes lõpuks teevad eksperimente loomadega. Ja see on ka selleks, et sul ei tekiks see side, et sa võid teha haiget sellele loomale, kellega sul tegelikult on tekkinud väga lähedane side. Ja osa loomkatsete läbiviijatest eeldab, et loom tuuakse talle juba kas uimastatult või surnuna, et nad ei peaks teda teadvusel nägema. Et see on täpselt samamoodi selle loomkatse läbiviija enesesäilitamismehhanism, et ta ei peaks hakkama tegelema empaatiaga, emotsioonidega, nende tunnetega, mis tal tekib, kui ta tegelikult teab seda looma, kellele ta nüüd, ma ei tea, skalpelli külge paneb või elektrilaengu laseb. Ja täpselt sama on näiteks, kui me räägime, ma ei tea, sigalatest, need inimesed, kes farmides tegelevad loomadega, ei ole enamasti samad töötajad, kes tapamajades neid lõpuks tapavad. Et see tööjaotus lisaks sellele, et see kannab nagu mingit toodangumahu suurendamise eesmärki, on ka väga oluline enesesäilitamismehhanism, et inimesed üldse oleks võimelised loomi nõnda viisi kohtlema. Siin on üks karusnahaäri omaniku tsitaat ka selle kohta. Antud hetkel ma isegi ütlen, kui ma seal karusloomafarmis olen käinud, siis ma väga ei pressigi sinna puuride vahele ja ei mõtlegi selle peale. Tähendab, mina ostan just nimelt tulemust. Ja nii kaua, kuni ta mind rahuldab, ma ei saa ju nuriseda, eks ole. Ja see on enesesäilitamismehhanism. Mina tegelen ainult tulemusega, mina ei tea, mis seal, saate aru, seda mõistate, me kõik teeme seda mingis valdkonnas elus. Nemad teevad seda karusloomafarmide pihta. Ja me jõuame siit väga-väga olulise kontseptsioonini, mis on Carol Adamsi poolt 90-ndatel kasutusele võetud puuduv referent. Ja see on kontseptsioon, mis lahutab looma temast valmistatud tootest. Ja see tähendab siis seda, et iga loomse tootega kaasneb millegi puudumine. Ja see puudumine on selle looma surm, keda asendab nüüd temast valmistatud toode. Ja puuduv referent toimibki seoste ja mõtete eemaldajana, mis siis lahutavad näiteks lihasööja loomast ja looma omakorda tootest, mis temast on valmistatud. Kui te saate aru, siin on nagu selline kolmik, et on inimene, kes tarbib, on toode ja loom, ja teises järjekorras.
Ja puuduv referent ongi oluline kontseptsioon selle jaoks, et saaks toimuda tundevõimeliste elusolendite moraalne hülgamine. Me saame tarbida ilma süütundeta neid lihatooteid siis, kui toimub see puuduv referent, kui me ei mõtle loomade peale, et siis see toimub kõige paremini. Aga lihtsalt huvitav on see, et kui tavaliselt sellest puuduvast referendist räägitakse tarbijate puhul, kes lähevad supermarketisse ja näevad seal pakendatud tooteid ja nad ei peagi looma peale mõtlema, sest tööstus ise on juba teinud selle võimalikult kergeks, siis tegelikult see sama asi toimib ka karusnahatööstuse puhul, nii karusnahaäri omanike kui köösnerite puhul. Ja see on väga hea tsitaat, mis just võtabki kokku puuduva referendi, et see on minu jaoks lihtsalt materjal. Ma ei mõtle, et ta kunagi jooksis või midagi. Kui niimoodi iga asja üle mõtlema hakata, siis võib hulluks minna peast. Et võib näiteks süüa kanaliha ja mõelda, et issand, see oli ju võib-olla kukk. Mis täpselt ongi, et see on nagu, mida ta korraks teeb, on nagu puuduva referendi vastand. Ta mõtleb, et mis see oli, mis ta sööb, aga ta tõmbab sellele samamoodi veel peale, et kui niimoodi iga asja peale mõtlema hakata, siis võib minna peast segaseks. Ja siin on ka teine näide sellest, et minu juurde tuleb materjal, ütleme nii. Minu juurde ei tooda nüüd elus rebane, panen noa kõlile, tõmban kõli läbi ja mida kõike veri lendab. Ja et enese säilitamiseks tuleb rääkida sellest, see on ainult materjal. Ja see ongi nagu, ütleme, nagu materjaliks mõtlemine selles mõttes, et ei peaks enam räägima loomast, karusloomafarmidest, elust ja millest kõigest veel, mis eelnes sellele, kui näiteks see köösner või karusnahaäri omanik saab selle karusnaha. Et see on materjaliks mõtlemine just. Ja siis ma joon ühe teema veel ruttu ka, et mis tundus just, et kuidas karusnahatööstuse esindajad natuke demoniseerisid neid metsloomi ka selles mõttes, et ma loen selle ruttu ette. Karuslooma kasvatuses loom liigub vähem, sest ta ei käi saaki küttima segajaga territooriumi, saab rohkem vaba aega. Tänu sellele on tal tervis korras, tal ei ole vigastusi. Metsaloomadel on ikkagi nahad vigastusi täis, nad kaklevad omavahel, nad kukuvad kusagilt alla, jäävad kinni, võitlevad teiste loomadega. Mingit karvu lendab ja nahatükke lendab, eks ju. Nii et selles mõttes metsas kasvavad loomad on rääbakad, eriti rebased, eks ole. Vaatad ja saba on nagu roots, armetud. Et see on ka, märkvate, kuidas esimene pool tegeleb farmidega, kuidas see on, tal on rahulik, tervis korras, siuke laulsmuusika hakkab taustal mängima. Ja teine pool on nagu, jäävad kinni, võitlevad, kukuvad, mis kõik veel, et see nagu duaalsus tuleb väga selgelt välja. Et näiteks nagu selle intervjuu käigus ei tulnud välja seda, kuidas naaritsate kannibalism või ka rebaste kannibalism karusloomafarmis stressitingimustes välja näeb. Nii, aga et aja piirides jääda, siis tuleb imekiire kokkuvõte. Oluliseks on siis puurilooma kategooria loomine, mis aitab rääkida nendest metsloomadest karusloomafarmi kontekstis, kui sinna väga hästi sobivad loomad, sest nad on puuriloomad ja neil ei olegi ju seetõttu vaja näiteks vabalt liikuda. Ja nende uute bioloogiliste vajaduste mõtestamine pakub ka õigustuse loomade tapmiseks, sellepärast et kõik need bioloogilised vajadused on ju farmis rahuldatud. Lisaks siis veel, et potentsiaalne majanduslik kasu ületab kasside ja koerte moraalse positsiooni ühiskonnas, moraalse puutumatuse positsiooni. Ja et tööjaotus tegeleb lisaks tootmismahu suurendamisele ka enese säilitamise mehhanismina töötajatele, et sama inimene ei peaks looma eest hoolitsema ja teda hiljem ka tapma. Ja puuduva referendi kontseptsioon, see pange kindlasti kõrva taha, guugeldage seda, see on väga huvitav. Ja et see ei avaldu mitte ainult tarbijate hulgas, vaid ka loomatööstuse esindajate hulgas. Ja aitäh kuulamast! Kas on kellelgi küsimusi? Me jõuame ükskord külla. Ma oleks ettepanek, et kui seda kassi vaara asja huvi veel edasi uurida, siis tasub kindlasti minna ja vaadata mõnda kassi näitust. Tõukassi näitused, mina käin seal koduste kasside rahakorrandus edasi. Ja seal on need prouad, kes neid tõukassi presenteerivad. Ja ma tähele pannud, et väga paljud kasutavad ise karusnahku enda ehtimiseks. Ja nende kassid mängivad päris
loomakarbadest tehtud jutikesega. Ja kui paari inimesega seal juttu teha ja nagu küsida, et kas seal kohvikus midagi head ka on, jaa, seal on see ja see liha ja siis mõtlesin, kas te sööte liha, siis tegelikult loomadele, loomulikult on liha. Et see on väga huvitav segment siis inimesi, kes konkreetselt nagu kui sul koeraliha ja kassiliha pakutakse, vaevalt seda tundub. Et aga karusloom on nende jaoks täiesti okei. Siuke lemmiklooma täiesti, kui selle meeled riietuvad neid ja nii edasi, kõik pead, et need on nagu inimesed või lapse ase ja nende jaoks ei ole nii looma. Kui sa oled lugenud Melanie Joy karnismi teooriat, siis ta natuke puudutab seda teemat ka. Selleks, et mitte aega väga pikalt raisata, siis ma rohkem ei vasta sellele küsimusele. See on veel üks kiire küsimus. Kuna sinu nägu on tuttav, sa oled aktivist, kõik teavad sinu nägu ja nime. Et kas need inimesed sulle tegelikult vastavad õigesti? Just nimelt see kassi naha näide, et võib-olla kui ta teab, mis seisukohal sina oled, siis ta pakub nagu seda seisukohta, et kui alternatiivi, aga ta tegelikult võib-olla ei mõtle ise nii. Ja see oli, seal intervjuude vältel ei saanud üle ega ümber sellest, kes mina olen, et see mul on nagu potentsiaalne kohtukaasus juba EOS selle uurimusega, sellepärast, et osad karuslooma kasvatajad tulid advokaatidega intervjuudele ja need palgatud on terve, ma ei tea, armada ja mis kõik veel. Siis nad tajuvad ohtu ilmselgelt ja seda, et ma pean arvesse võtma kogu aeg, et intervjuude vältel, need olid väga pingelised intervjuud tõesti, aga ma andsin endast parima selles mõttes, et mitte ise panustada sellesse pingesse, et proovida pinget veits maha võtta, et me arutame siin, aitäh, et te investeerite aega, et minuga rääkida. Ja ma olen siiralt tänulik neile. Nad päriselt leidsid aega, et minuga rääkida, nagu see on tore. Aga kindlasti see pinge, kindlasti see teatud kontekst ja atmosfäär mõjutab intervjuusid täpselt samamoodi. Kui keegi teine, keegi neutraalne, olgugi, et kes on neutraalne selles teemas, eks ju, kas sul poolt või vastu või ei huvita, aga see on ka pigem annab jah-sõna, eks ju, rõhujale. Aga et kindlasti need intervjuud oleks olnud teistsugused. Ja ma väga imestasin, et seda pinget arvestades, kui rikas materjal sealt tuli, nagu ideaalis see ettekanne võiks olla 1,5 kuni 2 tundi, kui ma tahaks kõigest rääkida, mis need leiud olid. Ja ma väga muretsesin, et äkki see pinge kaaperdab ära üldse mingisuguse infovahetuse. Aga õnneks läks hästi. Aga seda tuleb arvesse võtta, et kuna mina aktivisti taustaga tegin intervjuusid, siis see info on ka juba, nad pidid oma PR-i kogu aeg nagu arvesse võtma, sest et nad juba võisid eeldada, et ma kasutan seda infot nende vastu. See on see möödapääsmatu asjaolu, mis alati teadusuurimuste puhul, et eksperiment mõjutab tulemusi nagu juba algusest peale paratamatult mingil määral. Ma tahtsin teid isegi hästi kiiresti kommenteerida, et ma olen ka käinud hästi lühidalt niimoodi vaatamas neid karusloomakasvanduste telkilagusi ja ma ei hakka ühtegi nime ega midagi nimetama, aga et karusloomakasvataja kui ta tegi avatud uste päeva oma farmist, siis ta rääkis, ta läks väga sõjakaks ilma, et keegi oleks teda rünnanud, et nagu hästi polaarne, hästi konfliktne oli see temaatika, aga ma mäletan just seda, ta kommenteeris täiesti kontekstist väljast, ta kommenteeris vabakasvatavate kanade mune, et milleks neid meil üldse vaja on, et kellele, et kust üldse, ta ei saa absoluutselt aru, mis üldse sellise nagu majandusliku nagu väljundi, et nagu vabalt peetavate kanade munad, mis mõte seda on, et see on kallim, munad on, ma ei tea, ei ole ju ebakvaliteetsemad, et ongi, et nagu täiesti teistsugune perspektiiv. Aga aeg pressib, aitäh, Kristiina!